olen lugenud aeg-ajalt postitusi ja nende all olevaid kommentaare ja olen märganud, et postitaja või siis kommenteerijad lähevad sõnavahetusse. Ehk siis saamata ise aru sellest tegelikult. Hakatakse kaitsma enda seisukohta ehk seda kändu, mille otsast nad istuvad ja millelt nad oma maailma näevad. Kommenteerija, kellega siis teine kommenteerija või siis postitaja vaidlusse läheb, teeb sama ja mõlemal on õigus. Toimub tegelikult konkreetselt energiate vahetamine, kes annab, kes saab energiat ja kes hakkab sellest siis paremini tundma või kes hoopis läheb endast välja ja hakkab ennast hoopis raskemalt tundma ja seetõttu ma läksin esimese inimese kännu otsa ja vaatasin siis sealt seda teemat ja tal oli õigus. Ma läksin teise kommenteerija kännu otsa ja vaatasin kogu teema peale ning ka temal oli õigus. Aga sellepärast, et iga kännu otsast paistab asi just selline, nagu selle kännu otsas oli ja on suuteline nägema. Nii et absoluutselt mõtet vaielda selliste asjade üle pole ja enda õiguse üle võidelda samuti pole mõtet, vaid nentida pigem teise inimese nii-öelda kännu asukohta ehk siis seda, kus ta oma teadlikkusega hetkel asub. Pole õiget ega valet, vaid on just see, millisena keegi on suuteline seda teemat ja asjaolusid nägema. Ja tulebki nentida, et okei, ta lihtsalt pole teistmoodi võimeline aru saama või siis samamoodi suuteline aru saama, nagu mina sellest aru saan. Ja tegelikult teine ei peagi jõudma sinna selle arusaamiseni, milles sina oled. Võib-olla ta ükskord läheb sellest isegi mööda, kus sina asud, või jõuab hoopis uude punkti, hoopis teistsuguse teadvustamiseni. Sest see on tema reaalsuse valik ja võimekus. Nii et niimoodi need energiamaailmas siis asjad toimuvad. Loodan, et ma suutsin sulle selle lahti seletada ja ma tänan sind, et sa oled Valguse kanal Marge tellija, likeid, et postitused jõuaksid ja videod jõuaksid rohkemateni inimesteni ja olen tänulik ka liitujatele,